Tšau parvekassad. Ei jäänud ka mul muud üle siis, kui võtta ette vairaliks, mis on siis populaarseks muutunud retsept internetimaailmast. Tõenäoliselt on see pärit TikTokist, aga siit ta tuleb. Nem Nuong on selle asja nimi siis, mida me täna tegema hakkame ja no tegelikult ei ole, olgem ausad, ei ole, see kunagi oli võib-olla see varras Nem Nuong, aga juba TikTokis ja ma ei tea, kus on saanud sellest midagi täiesti muud. Ja saab veel rohkem muud täna, sellepärast, et ma muudan veel selle asju. Ma olen proovinud seda teha ja ma teen seda sellepärast, et mitte sellepärast, et see on populaarne või midagi. Ma ei lähe nende trendidega väga kaasa, mis mingisugustes TikTokides ja asjades. Mina nägin muideks seda retsepti üldse YouTube'is. Aga ma sain selle maitsvaks ja täitsa nagu okeilt maitsvaks. Aga hakkame pihta. Nii, meil on siin seahakliha, sellepärast, et see on vähemalt siis säilinud sellest originaalsest retseptist ja mul on siin 1,2 kilo küüslaugud, suured küüned, muidu paneks 4 küünt, aga ma lõikasin need suured pooleks lihtsalt praegu. Küüslaugud ja nüüd maitsestame. Tegelikult mul on puudu üks asi ja mul ei ole seda. Proovin ilma selleta praegu hakkama saada, aga siia peaks käima sisse ka suurtsküpsetuspulbrit. Kõigepealt Everyday. See saab olema põhimaitseaine, mis seda maitsestab. Ja seda võib julgelt panna. Ja värviks klassika, sweet and savory. Seda palju ei lähe, lihtsalt natukene, et seda punast saada. Nii, edasi on lihtsalt siin on nüüd oluline see, et sa saaks selle võimalikult ühtseks massiks, sest seda lihtsam on teda pärast vormida seal. Erinevus siis sellest igasugusest retseptist on see lavas. Võimalikult ühesuurused, et ei tuleks pärast neid lapendavaid servi. Ja nüüd siis hakkame pihta. See maha. Hakkliha peale ja ei pane seda hakkliha nagu meeletult siia, vaid siuke rahulik õhuke kiht. Ja võimalikult servani välja, sest muidu jäävad lapendavad lavassi servad, mis tahavad hirmsasti kõrbeda. Sai otsa. Nüüd
ja nüüd keerame nad siis külje peale. Kes ma pole head noatööd osanud teha. Nii. Nii, sellised nad tulevad ja sellised nad ahju lähevad, aga kaste on ka vaja teha. Kaste ka, sellepärast et kui see haklija on pigem meil siin sees soolane, siis magusa, hapuka ja sellise kastmega me teda pärast glasuurime, mis siis ta nii-öelda ära balansseerib. Et teeme selle kastmega valmis, sest see on ka vaja soojaks lasta. Championsi. Siis suurtsukene rasperit juurde. Siis botani. Annab magususe ja vurtsu meile. Hapukust annab hot sauce koos väikse vurtsuga jälle. Kogu asja vedeldamiseks õunaval. Nii, ja see läheb ka ahju sooja. Kui ta seal saab tõenäoliselt varem soojaks, siis välja, foolium peale ja hää küll. Aga nüüd paneme esimesed peale. Siin läheb otsa asju juba mul, aga ei hullu. Tegin külm pool, soe pool ja pean monitoorima siis asja. Nüüd tuleb siis pidevalt keerutada neid, et see ei ole niimoodi, et panen ja unustan, vaid pidevalt keerutades, sest et see hakkliha läheb ruttu ja teine asi on lavast tahab kõrvema minna, et seda tuleb kogu aeg jälgida, kogu aeg teda keerutada ja kui ta on värvil, ehk siis ei kõrbe veel, aga on ilusal värvil, siis läheb ta külmale poolele lõpuni küpsema. Nii, siin ma neid nüüd muudkui keerutan siis. Kõrbema lasta ei taha. Siit osad kõrven lavassi tükid juba lahkuvad. Nii. 3 on põhimõtteliselt valmis. Nüüd ei olegi muud kui neile selle kastmega ka glasuur tõmmata. Jääme, sest et glasuur peab saama igale küljele.
paar minutit veel ja siis võib nad maha võtta. Samal ajal saab seda siin viimased veel keerata, et ka need siis kohe-kohe glasuuri panna. Osad teevad neile ka mingisuguse tipi või midagi taolist. Aga ma olen avastanud selle glasuuriga balansseerides ja mütates on see nagu täiesti piisav, et kuskile nagu solgutama teda enam ei pea viima. Lõhnab hästi, tuli kuum on. Lavash on mõnusalt krõbe. Mohlan on soolasus, magusus, hapukus ja õrnkikk. Küpsetuspulbriga minu arust seisis natukene paremini koos. Aga ma ütlen, et ma väga suurt vahet ei tunne ka. Kuskil krõbeduses või midagi, kõik on väga krõbe ja hea niikuinii. Selline oli siis TikToki retsept. Tšau!